Tere, hea Harku valla elanik. Mina olen Olav Aarna ning kandideerin kohalikel valimistel Isamaa ja Res Publica nimekirjas. Olen Tabasalus elanud juba 10 aastat, aga seni kohalikus poliitikas osalenud ei ole. Küll aga olen Nooruse 1 maja korteriühistu esimees. Minu huvikeskmes on juba pikka aega olnud Eesti hariduselu edendamine. Jõudumööda olen seda teinud Tallinna Tehnikaülikooli ja Estonian Business Schooli rektorina, Riigikogu liikmena ning Eesti Haridusfoorumi asutajana. Mul on 4 täiskasvanud last ja 7 lapselast. Olen vabaabielus ja siit kaudu lisandub neile veel 2 kasulast. Tavaliselt ei ärka ma hommikul üles küsides enda käest, mis on minu põhiväärtused, mida ma tähtsaks pean. Ja ma arvan, et ei pea kellelegi tõestama, miks on kõige tähtsam minu jaoks vabadus, perekond ja tervis. Ometi on põhiväärtused need, mis meie igapäeva tegemisi suunavad ning tegevuse ja selle tulemuste järgi otsustate teie, mis minu jaoks tõepoolest tähtis on. Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sinule tehtaks. See ammune ja universaalne põhimõte tähendab käitumise motiivina hoolivust enda ja teiste suhtes. Valla juhtimise peamiseks motiiviks on minu jaoks aga hoolivus Harku valla inimeste heaolu eest. Mulle tähendab hoolivus inimese heaolu eest eelkõige seda, et kvaliteetsed õppimise ja muud enesearendamise võimalused on kogu vallas ja kõigile kättesaadavad. Eesmärk igale lapsele hea haridus võib esmapilgul tunduda ju populistlik. Kui aga sügavamalt järele mõelda, siis ei ole see hoopiski nii. Ei ole olemas ju ühte ja ainukest head, mis kõigile sobib. Igale lapsele hea haridus tähendab minu jaoks 2 asja. Esiteks seda kohustust igal lapsevanemal ja õpilasel eelkõige enda jaoks selgeks mõelda, mis on minu jaoks hea haridus, mida see tähendab. Ja teiseks võimalust kaasa rääkida selles, kuidas muuta hea haridus kõigile kättesaadavaks. Selle eesmärgi suunas liikumisel pean väga oluliseks iga õpetaja ja iga õpilase erilisusest hoolimist. Hoolimine tähendab ka huvilistest asjatundjate kaasamist vallavolikogu alaliste komisjonide töösse ja nende arvamusega arvestamist. Hoolimine algab aga igapäevastest väikestest asjadest kodus, koolis, lasteaias, korteriühistus, tänaval, parklas, saunas, basseinis ja veel sadades kohtades. Olen veendunud, et üheskoos suudame me palju, kui me üksteisest rohkem hoolime. Meie hoolime.